ma loen täna Mattiuse evangeeliumi 13. peatükist selle lühikese Jeesuse tähendamise sõna taevariigi kohta. Ja siin Jeesus ütleb meile nõnda, et veel on taevariik kaupmehe sarnane, kes otsis ilusaid pärleid. See on 45. salm ja 46. salm. Kui ta siis leidis ühe eriti hinnalise pärli, läks ta ja müüs maha kõik, mis tal oli, ja ostis selle. Ma sain nagu selle pärlite mõtte nagu lihtsalt issanda ees olles ja sealt see asi hakkas algama. Et vaata, lugu on meiega nii, et meie, kes me need tuleme siia Jumala sõna juurde kokku ja lihtsalt issanda ees olles nagu ikka küsid sedasi, et mis sellel nädalal saab ja kes on need inimesed ja mida on nagu vaja rääkida ja issand ütles, et on neid pärlite otsijaid, on neid, kes tegelikult igatsevad Jumala sõna ja kes need otsivad ja nii nagu Jeesus on tõotanud meile, et kes otsib, see leiab. Ja sellepärast ma usun seda, et alati, kui me saame Jumala kojas selliseid õnnistusi kogeda, kus midagi nagu avaneb ja kus me mõistame jälle, siis see on tegelikult ju selline eriline tegelikult ka rõõm. Sealsamas Jeesus, ütleme, mäejutluses, eks, Mattiuse evangeeliumi 7. peatüki kas 6. salmis, kus ta ütleb sedasi, et ärge andke seda, mis on püha, koertele ja ärge heitke oma pärleid sigad ette, et nad neid ei tallaks oma jalgadega ega pöörduks tagasi ja teid lõhki ei kisuks. Ja üldse on niimoodi, et Mattiuse 10. peatükis, kui Jeesus läkitab oma jüngrid välja, ütleb, et lähed evangeeliumi kuulutama, siis evangeeliumi kuulutatakse seal. Ja nendes paikades, kus ollakse nagu väärt, et üldse seda head sõnumit jagada. Kallid, meil on hea seeme, meil on hea sõnum ja sellepärast see ei ole lihtsalt, tegelikult ei ole niisama laiali pilduda. See on püha sõna ja sellepärast on see nii, et nagu issand ütleb sedasi ka, et ärge andke seda, mis on püha koertele, ütleme sellistele häbitutele inimestele, nendel, kellel on niisugused nurjatud ja halvad mõtted on tegelikult peas. Vaata, ega nende, nende olemus tegelikult ei muuda ja sellepärast on see nõnda, et lihtsalt issand ütleb sedasi, et igale poole seda visata ei saa, sest et meie inimestena tegelikult meil on vaba valik, millist elu me elame, kellega me tahame samastuda või kuidas me elada tahame, need asjad on nii üsna suurelt tegelikult meie suur tegelikult vabadus. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et sellepärast on nii, et ega näed neid pärlite otsijaid ei ole palju. Ma usun sedasi, et üldse on ju niimoodi, et pärl on selline asi, et paljust meid üldse nagu neid eriti üldse huvitavadki, kui me mõtleme päris neid pärle, mis sealt kuskilt mereveest ja kus neid püütakse, vahest mageveest ja soolasest veest, ma täpselt neid ei teagi, aga need karbid seal ja siis on nii, et võib-olla 1000 karpi võtad, teed lahti ja siis mõne sees saad ilusad pärlid ja need ilusad värvilised ja tohutu tegelikult selline vaev ja eks nendel on väärtus ja rikkus. Ega neid ei ole tegelikult palju, kes oskavad, ütleme, kas või seda väärtust hinnata. Ja sellepärast on see nii, et nii paraku on. Vaata neid asju, mida on palju. Me võime näha sedasi, näiteks tuleb mingi laat, eks, on siin jõuluajal tehakse ka laatasid. Kuule, siis laadal müüakse ka kulda. Tead, vaata, letid pannakse välja ja kulda müüakse. Aga tead, see on niisugune kulla kauplemine, et seal valvurid vaja ei ole. Sest see on kassikuld, sellepärast, et keegi seda ei varasta ka. Sellepärast, et sellele mõtet varastada, sest ta ei maksa mitte midagi. Hea küll, ta läigib ja särab aga niimoodi on, et vaatad, et osad kullapoed, et mine kuskile suurde kaubanduskeskuse, osad müüvad koridoris kulda. Et kui on ikka päris kuld, siis on ikka parem pood ja on ikka klaasi taga ja valvatakse ja vaadatakse. Ja sellepärast on nii, et on need asjad, mis on tõelised ja on need asjad, mis on sellised tühised asjad. Ja sellepärast, aga kallid, meie ei tegele tühiste asjadega. Ja küsimus ongi nagu selles, et vaata, niisuguse tühise meelelahutusega on inimestel palju meeldivam tegelikult tegeleda. Siin on tore tulla, tore minna, tead, ja mitte midagi nagu see ei nõua mitte mingisugust pingutustega asja. Aga kallid, meie oleme nii, et nii nagu psalm 1 ütleb, et me tuleme kokku ja õnnis on see inimene, kes uurib seda sõna ööd ja päevad. Ja see ei olegi sugugi mitte nii kerge. Ja vaata, seal peab olema selline valmisolek, et ma keskendun selle peale, et ma tahan sealt midagi kätte saada ja issand näeb tegelikult seda, kes on nagu sellisel moel otsimas, need tegelikult seda tegelikult leiavad. On püsivust vaja, on vaja sedasi, et vaata, te olete siin kõik, kes te täna õhtul olete suht sellised treenitud inimesed, kaasa arvatud juba need ka suhteliselt lapsed. Et suhteliselt vaikselt ja toredalt saame siin olla, saame istuda ja olla. Ega see ei ole tegelikult nii lihtne. Mul on endal niisugune mälestus, ma mäletan, et sotsiaaltööd kui tegin ja selles valdkonnas olin, siis see rahvas oli niimoodi, et vahest, kui me nendele korraldasime mingi
mingid koosolekud või asjad, kus me neid kokku kutsusime, nad käisid kogu aeg edasi-tagasi. Uks paukus kogu aeg, sisse-välja, sisse-välja, sisse-välja. Ja tead, kui ma olin mõnda aega seda tööd teinud, siis ühel hetkel ma avastasin, kuule, nad istuvad ja kuulavad. Ma ütlesin, toho imet, et no mis on sündinud, et inimesed on kuidagi nagu maha rahunenud ja suudavad istuda. Ja sellepärast, kallid, näed, meie oleme nagu need Maarjad, kes on selle hea osa ära valinud, tuleme istume. Vaata, niimoodi tegelikult saab kuulata ja sellepärast jooksu pealt me neid asju tegelikult kätte ei saa. Ja sellepärast on see nagu üks selline eeldus selle koha pealt, et kui me tahame Jumala riigi asjades nagu midagi mõista või midagi kätte saada, siis sellega peab tegelema. Nii nagu seal ütleme, need sukeldujad, kes neid pärle otsivad, noh, see tähendamissõna, mida Jeesus rääkis, ütles, et see oli üks niisugune teistmoodi kaupmees. See, kes vaatas, et noh, mis teistel on ilusaid pärle. Ta käis ja otsis, ei ole öeldud, et ta käis kuskil sukeldumas, vaid ta otsis neid pärle ja kui ta leidis siis selle hästi ilusa, noh, temal oli lihtsalt vaatas pärl siin ja pärl seal kuskil, kus neid müüakse või kaubeldakse või kellegil on. Ja kui ta siis leidis selle eriti hinnalise, siis ta tegelikult ostis selle ära, müües kõik, mis tal oli. No see on peaaegu nagu apostel Paulus, eks, kui teda võtta, eks, Philippi kirja sealt 3. peatükist, kui ta oma elus tegelikult Jeesuse leiab. See on Philippi 3, 7 ja 8, sealt võib lugeda. Kuid mis mul oli kasuks, seda ma olen arvanud kahjuks. Kristuse pärast, jah, enamgi, ma pean kõike kahjuks, issanda Kristuse Jeesuse kõike ületava tunnetuse kõrval. Tema pärast ma olen minetanud kõik selle ja pean seda pühkmeks, et saada kasuks Kristust. Ja edasi ta ütleb sedasi, et ta ei arva seda, et ta on kõike kätte saanud. Ja järgmine mõte, mis ma need issanda ees olles saingi, väga paljud inimesed arvavad sedasi, et nad on juba kõik kätte saanud. Ja vaata, kes te ikka Jumala teenistusele tulete või kas või seda kuulama hakkate, teil on veel siiski tegelikult nagu kohta ja maad, et te leiate sedasi, et ei ole veel kõik. Aga osade inimestega on niimoodi, ma olen näinud sedasi, et noh, tuleb päästmisele, ristime ära ka ja kaob nagu vits vette. Absoluutselt teda ei ole, sellepärast, et see on niisugune, et ta läheb oma tavalisse ellu edasi, tal on niisugune tunne, et ta sai kõik kätte. Tal ongi nagu kõik ja no mis siit enam siin saada on, et seda te teete ja seda te annate aga tegelikult see ei ole nõnda. Ja sellepärast on see nii, et apostel Paulus ütleb seda, et 12 salm siit samast, et mitte, et ma oleksin saanud või oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. Vennad, ma ei arva endast, et ma selle olen kätte saanud. Ühte, aga ma ütlen, ma unustan kõik, mis on taga ja sirutan eesoleva poole, püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole ja Kristuses Jeesuses. Ja sellepärast, kallid, meil on tegelikult on püüdlemist ja sellepärast peab olema seda tahtmist ja sisti. Ja issand tegelikult seda näeb. Ja teate, seda on tegelikult näha lapsest saadik juba. Kes on valmis lugema, kes on valmis piiblit lugema, kes on valmis raamatuid lugema, kes on valmis otsima, need tegelikult leiavad, kes seda ei ole valmis tegema, siis need leiavad nagu tegelikult vähem. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et ja samamoodi kindlasti on see nõnda, et meie, kes me oleme Jumala omad, täna tuletan meelde, et see sõna ei ole mitte kuskile kadunud, meil on Jumala sõna selleks, et meie seda loeksime ja et me sellest tegelikult toituksime, see on meile tegelikult õnnistus. Nii ta on, et hindame neid tegelikult, neid pärle, mis on tegelikult Jumala sõnas. Ja nüüd on nii, et saatan meelitab siin selles maailmas tegelikult meid tühiste asjadega. Ja ütleme, et tühiste asjadega on lihtne meelitada, need on väliselt kuidagi võib-olla sellised köitvad, ilusad ja palju midagi nagu meie käest ei nõua, kuidagi väga lihtsalt saab kõiki asju kätte ja sellepärast on see, saatan on selliselt tegutsemas. Aga Jumal nii odavate asjadega tegelema ei hakka. Vaata, see on põllusse peidetud aarde sarnane, ütleme teine tähendamissõna seal ütleb. Ja see jääb alati niimoodi. Praht vedeleb tänaval maas, aga mitte raha. No palju sa raha leiad? Arva leiad raha. Prahti leiab sagedamini. Sellepärast, et aga miks vastupidi ei ole? Et raha vedeleks tänaval ja prahti leiad arva. Ei ole nii. Millegipärast on see niimoodi, et vaata, millel on väärtus, see ei vedele.
see korjatakse kähku ülesse. Ja sellepärast on see nii, et kallid, kõigi nende asjadega, mis on väärtuslikud, neid ei ole tegelikult, ei ole hulgi ja sellepärast on see nii, et ja sellepärast on nii, et pisut on neid, kes leiavad selle kitsa tee ja kes sellest väravast sisse lähevad ja vahest on nagu isegi nagu kurb nagu selle koha pealt nagu mõelda, et miks see siis nõnda on. Aga nii see on tegelikult, et ka see võit tegelikult nõuab pingutust, nii nagu me siin praegusel hetkel Paulusest lugesime, ta sirutab, ta teeb kõik nagu selleks, et seda kätte saada, mida tegelikult Jumal on pakkumas ja andmas. Issand otsib neid, no ütleme, et ma tulen mõnede niisuguste pärlite juurde, mida võib-olla pärast vaatame ka näiteks, et kui Jeesus vestleb Samaaria naisega, siis juhtub üks selline huvitav asi, ma sain nagu selle sõna Samaaria naise koha pealt sedasi, et tema oli otsija hing. Tegelikult tema otsis ja ta tuleb kaevule ja sellepärast on ta niimoodi, et sellepärast tema kohtub Jeesusega, et ta tegelikult otsis Jeesust. Sellepärast Jeesus ei läinud koos oma teiste õpilastega kuskile linna leiba ostma või tegelema, ta teadis seda, et praegusel hetkel tuleb üks otsija hing, kellega tema peab kokku saama, kellega tema peab rääkima ja teate, sellest vestlusest, see on nagu ime nagu selle koha pealt nagu mõelda, et need pärlid on tegelikult meile ka tegelikult nagu antud. Et meie võime neid lugeda, seal on niimoodi, et noh, nad omavahel vestlevad ja räägivad, seal on mitmed sellised nagu asjad, et mis on need nagu need sellised olulised asjad tegelikult. Et isa otsib neid tegelikult, neid, kes teda tões ja vaimus kummardavad. On üks oluline tõde. Nad arutavad sedasi, et kuidas selle palvetamisega on. Isa otsib neid, kus kohas palvetama peab, et no kas sellel mäel või Jeruusalemmas, ei. Isa tegelikult otsib neid tegelikult, kes teda tões ja vaimus kummardavad. Jeesus ütleb talle, et ma võin sulle anda elavat vett, nii et sa enam iialgi ei janune. Ja vaata, ja selle inimese kõrv läheb kikki, et ma tahan seda vett. Mina tahan seda vett, mida, teisel võib tunduda, et see on ju imelik, sihukest asja ei ole olemas, et ma iialgi ei janune. Aga issand ütleb, see on tõsi tegelikult, on selline, et kui me tuleme tegelikult issanda juurde, siis tema on võimeline tegelikult meie jänu kustutama. Ja sellepärast issand ei rääkinud tühja sõnu. Ta ütleb sedasi, et see isegi meie sees saab allikaks, mis hakkab voolama igavesse ellu. Ja sellepärast, kallid, need on kõik tegelikult sellised, meile samamoodi need juhised, mida meie võime tegelikult leida. No naisel oli ebameeldiv oli üks asi see, et juut on, kellega ta kohtub. Tema on samaarlane, juudid ja samaarlased omavahel läbi ei saa. Üks rahvas, mis siin imestada, et praegusel ajal me näeme, et rahvad omavahel läbi ei saa, vennasrahvad ei saa läbi. Lihtsalt erinevad suguarvud ja Iisraeli soost võiks ütelda ja lahku läinud ja teatud määras oli võib-olla seal segunemist teiste rahvastega ka olnud ja sellepärast samaarlasi kuidagi peeti nagu mingiks alamaks värgiks. Ja nüüd on niimoodi, et ja see naine teadis, et juutide suhtumine on üleolev. Aga näed, ta saab ühe juudiga kokku, ta on üllatunud, et see juut hakkab muga rääkima. Küsib mu käest vett juua veel. Ja Jeesus ütleb talle väga selge tõe seal, varsti ütleb sedasi, aga pääste tuleb juutidelt. Teate, see on selline lugu, et mul on nii meeles sedasi, et kui ma ühe tähtsa prouaga vestlesin ja siis oli niimoodi ja tema ka kristlane ja kõik, kuidas ta mulle kõik oma asja esitles ja rääkis ja tead, kui ma selle lause ütlesin, et pääste tuleb juutidelt, siis ma nägin, väike võpatustest käis läbi. Sellepärast, et vaata niimoodi me tegelikult nagu teame seda Jumala sõna. Kallid, me täna tuletame meelde, et Jeesus on Taaveti soost, Jeesus on täitsa juudi rahvast tulnud, pääste on tulnud sealt. Ja sellepärast on niimoodi, et meie ajame tegelikult kogu aeg, nagu seda võiks ütelda, kui piibli lahti teeme, siis me räägime sellest juudi asjast ja nendest teemadest kogu aeg. Ja sellepärast, kallid, nii see on. Et lihtsalt täna on see võib-olla osadel inimestel on see selline, et nagu me ei tahaks, et see sealt tuleks, võib-olla meile ei meeldi. Aga see on Jumala plaan ja valik ja see on muutumatult nii ja sellepärast, kallid, nii see jääb. Nüüd on see nii, et üks ilus pärl on veel see, mida Jeesus ütleb seal oma jüngritele, kui need tagasi tulevad. Ütleb see, et teate, minu roog on see, et ma teen isa tahet. Minu roog on see, et ma teen isa tahet. Lihtsalt olen kuulekas talle. Ja vaata, need on sellised üksikud, sellised võiks ütelda, need ütlemised, mida tasub üles noppida. Kallid, vaata, Jumala sõna tasub tegelikult lugeda. Tasub lugeda igas vanuses. Ütleme, et oled sa laps, loe, oled sa keskealine, loe, oled sa vana, sa loe. Tead, sa leiad seda, mida sul on vaja. Kas ei olnud niimoodi, oli aasta 20,
leidsime omad asjad üles. tuli 22, kui tuli sõda, leiame omad asjad ülesse. On aasta 25, küllalt oleme tegelikult leidnud, aga aastal 26 leiame samamoodi. sellepärast, et vaata, kõik need olukorrad ja asjad, mis me ümber nagu ühtäkki nagu on uued ja muutunud ja kui me uuesti loeme, me leiame tegelikult need asjad ülesse, mida meil on vaja. Noh, lugesin ise siin ka õpetuse sõnasid. No leiad ülesse, mida oled ise õieti teinud, mida oled valesti teinud. Leiad seda, mida kuningad on õieti teinud ja mida kuningad on valesti teinud. Ja noh, ütleme, et ja sellepärast on see niimoodi, et ma leian sedasi, et see ei ole nagu, kuidas ütelda, mingi kriitika nagu kuningate peale. See on kuningas Saalomon, kes ise tunnistab üles, kuidas kuningad valitsema peavad. Millise metoditega, milliste suhtumistega, kuidas asjad käivad, noh, ja ta kirjutab ja räägib nendest, siis see on tegelikult, on see lihtsalt see tõde selle koha pealt, et kuidas asjad käivad. Ja sellepärast on see nii, et need on, võiks ütelda, sellised erilised pärlid, mida meie tegelikult vajame. Ja sellepärast tasub tegelikult Jumala sõna tunda. Ja sellepärast on see nii, et hiljuti siin ütlesin oma ühel lähedasel, ütlesin niimoodi, tead, et ma ütlesin, et mine seda teed mööda, kui ära sõidad, ära siit mine, sest et õpetuse sõnades on öeldud, et sillutatud teel ei ole surma. Ta ütles, et on ka või? Õpetuse sõnades on, aga noh, me alati seda ei ole lugenud ja lihtsalt meil ei tule see kohe nagu meelde. Aga kui see on sulle kord tegelikult nagu meelde jäänud, siis on see tegelikult on öeldud sedasi, et sillutatud teel ei ole surma. Ja nüüd, kui mõtleme prohveteid, eks, sillutage teed tegelikult issandale. Ja sellepärast see on nagu üks omaette tegelikult nagu selline, veel üks selline avastus ja tõde tegelikult, mida meie, noh, ütleme, leida võime. Ma teengi lahti näiteks, kui selle sillutamise peale juba läksime, siis võime siin lahti teha nüüd näiteks niisugused kohad nagu prohvet Jesaja raamatust. Prohvet Jesaja raamatu 57. peatükk. Ja noh, me teame sedasi, et Risti Johannes tuli teed valmistama, aga ma võtan prohvet Jesaja. Ja mul ongi täna niimoodi, mõtlen sedasi, et vaata, mu jutlus on täna niimoodi, et mul on need üksikud pärlid. Mõni pärl on kollane, mõni on sinine, tead, kui ma neid pilte vaatasin sedasi, täiesti erinev, mõni on valge, tead, ja mõni on rohkem ümmargune, teine on natuke piklikum ja kui neid pärlipilte lihtsalt vaatasin, mida need pärlipüüdjad on aegade jooksul leidnud. Ja sellepärast on see nii ka, et ma ei eeldagi midagi muud. Täna, kui olen Jumala sõna juures, lihtsalt jagan neid pärle, mida siit ja sealt olen leidnud ka tänaseks õhtuks ja näed, Jesaja 57, 14 ja 15 loen. On öeldud, sillutage, tehke tee valmis, koristage takitused mu rahva teelt, sest nõnda ütleb kõrge ja üllas, kes elab igavesti, kelle nimi on püha. Ma elan kõrges ja pühas paigas, rõhutute ning vaimult alandlike juures, et turgutada alandlikke vaimu ja elustada rõhutute südameid. Ja vaata, see on tegelikult on see selline, et Jumalal on tegelikult on täiesti nagu see plaan, mida ta tahab tegelikult teha. Tahab aidata rõhutajaid, alandlikke tahab turgutada, aidata ja sellepärast ta on suur ja kõrge ja ta tahab, et igasugused takistused oleksid kõrvaldatud tegelikult inimeste teelt, et inimesed saaksid tulla tegelikult Jumala juurde. No kuidas me takistusi kõrvaldame inimeste teelt, et inimesed saaksid tulla? Mul ei ole palju neid häid näiteid, aga oli üks armas vend siin Lõuna-Eestis kunagi, keda lapsepõlvest ka mälestan. Kui ta oma külas tegi koosolekuid, ta käis külarahvast kutsumas, ta käis sellise hinnaga kutsumas, noh, läbi kutsub, tule, et noh, ma teen oma kodus palvetunni. Minu isagi käis seal neid palvetunde pidamas ja inimesed, ei saa tulla, tööd on teha. Ta ütles, ma tulen, teen sul päevatööd, aga mul palvetund tuleb seal paar tundi, siis tule. No kuidas sa siis ei tule, kui sul on päevatöö on ära tehtud ja siis tule paar tundi istu ja kuula seda, mida seal palvetunnis räägitakse. Ja sellepärast on niimoodi, aga sa sillutad tegelikult teed. Ja ma ütlen, et minul on jäänud see lapsepõlvest, on jäänud see näide. Taevas saame teada, kui palju sellel tulemust oli. Eks praegusel hetkel sedasi, et kui palju sellest külas sellest õnnistust tuli või tulnud. Aga sellest kindlasti oli. Ma mäletan meie oma ühte koguduse venda, kuidas ta, ütleme, noh, kes plaanil elas just ja kuidas ta jooksis mägede peal oma kõrges vanuses. Ja sellepärast ta pani niisuguse pooljooksuga, ta käis külarahvast kokku kutsumas, kui tema kodus sai ka seal neid koosolekuid sai peetud. Ja ta käis ringi ja jooksis, kõk. Mina vaatasin, mina küll ei jõua nende Anja-mägedes niimoodi joosta, kuidas tema seal joostis, aga elas seal ja jooksis seal. Ja ta sillutas tegelikult teed teistele, et issanda juurde tegelikult tulla. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja nüüd ongi niimoodi, Jesaja on lahti, no vaatame veel. Noh, aasta on lõppemas ja siin on niimoodi, et mõtleme varsti uue aasta peale, millist me tahame. Jesaja 61.2, kuulutama issanda meelepärast aastat. No seda juubeliaastat ja nii nagu seda ka öeldakse, eks, kuulutama seda soosingu aastat, kus Jumala hea tahe on sündimas.
vaata, meil on väga meeles on see, et vaata, noh, issand kuulutas seda, aga kas seda järgmist sõna mäletad? Ja meie Jumala kättemaksupäeva. See on sama, et kui tuleb see soosinguaasta, kellelegi võib olla see selline, võiks ütelda, see juubeliaasta, aga sealsamas võib olla see selline kättemaksuaasta, kus lihtsalt osad saavad kogeda seda. Ja trööstima kõiki leinajaid, kõiki nutjaid. See tähendab sedasi, et vaata, kui Jumal tegelikult tuleb, siis ta tegelikult on nagu tegemas selliseid võimsad asju. Mattiuse evangeeliumi seal üks nendest pärlitest ongi sedasi, et õndsad on need, kes on vaimust vaesed. Nende päralt on taevariik. See on seesama lugu, et kellel on tegelikult on midagi puudu, kes veel midagi tegelikult tahavad. Sellepärast, et vaata, need rikkad saadetakse tühjalt tegelikult minema. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et säilitame alati tegelikult seda nälga ja jänu, ka just Jumala sõna järgi ja see on eriline õnnistus. Nüüd üks selline ilus Luuka evangeeliumi ütlemine, mida Jeesus ütleb nendele oma jüngritele, kes jäid pikemalt tegelikult tema juurde, sest me teame, et osad lihtsalt lahkusid ühel päeval ära, tead, kõne kõva, mis me suga siin käime, tead, ja ei nagu meie ootusi sai rahulda ja me paneme minema su juurest. Aga Luuka 22 ja 28 ja 30, nüüd loen. Aga teie olete need, kes on minu juures püsinud mu kiusatustes ja mina sean teile kuningriigi, nõnda nagu minu isa mulle on seadnud, et te sööksite ja jooksite minu lauas minu riigis ja istuksite troonidel, mõistes kohut Iisraeli 12 suguharule. No mida need jüngrid võisid mõelda, kui nad siukse jutu ära kuulsid? Et mina teen tegelikult seile. Jumala kuningriigis need asjad. Me teame, et uues taeval ja maal apostlite nimed on seal kirjas, eks. Ja sellepärast seal on Jaakobi 12 suguharu ja need nimed on kirjas. Ja apostlite nimed on seal kirjas. Ja me näeme sedasi, et aga vaata, see tuli selle püsivuse tegelikult kaudu. Kes te olete minu juures püsinud minu kiustatuses, kus tegelikult Jeesuse populaarsus oli kukkunud, kus teda plaaniti kinni võtta. Noh, ütleme, me näeme, Peetrus ühel hetkel on seal nõrk ja ütleb, kuule, tead, et ma ei tunne, ei tea teda, eks. Aga kallid, nii see on, et issand on tegelikult tähele panemas seda, kuidas me püsime tegelikult tema juures ja kui justavalt ja see toob tegelikult tasu. Jakobuse kirja 2. peatüki 5. salm. No kui need õndsad vaimust vaesed, mille üle vahest naerdakse, aga kallid, see on Jeesus ütlemine, see on selline õndsaks kiitmine tegelikult, mis ei ole tühi sõna, vaid on väga eriline. Ja Jakobuse kirja 2.5, loeme sinna juurde. Ja siin on nõnda öeldud sedasi, kuulge, mu armsad vennad, eks ole Jumal selle maailma vaesed valinud saama usu läbi rikasteks ja pärima kuningriiki, mille ta on tõotanud neile, kes teda armastavad. Ja sellepärast on nii, et nagu ütleb, et mitte palju suursuguseid, mitte palju neid vägevaid, mitte palju neid, aga Jumal on valinud tegelikult ja ta on valinud tegelikult väga suure plaaniga ja sellepärast, kallid, olgu need tõotused meile selliseks julgustuseks ja kinnituseks, et need on tegelikult tõelised. Ja nii, et kiitus Jumalale. Samaria naine, tulen korraks tema juurde veel tagasi, ütles, et ta ütles mulle kõik. Vot seesama mõte teist korda veel, et osad arvavad, et juba kõik on käes. Teate, ei, see oli esimene klass, esimese klassi tase, esimese klassi vastuvõtuvõime ja oligi kõik, mis ta aru sai ja niimoodi ta läks. Aga tegelikkuses on niimoodi, et issand, tal on palju tegelikult rohkem anda. Ja sellepärast on see nii, et kallid, vaata, kui nagu mäejutluses on öeldud, et otsige esiti Jumalariiki, see 6.33, ja siis kõike muud antakse pealegi. Tead, otsige Jumalariiki, vaata, koos selle Jumalariigiga me saame kõik. Vaata, kui sa otsid tervet riiki, me võime, ütleme, et ma saan aru, meil on täna palvesoovid, haige lapse pärast ja poja pärast ja ütleme, ja oma abikaasa tervise pärast ja kõik, mis me olen iganes täna olen palunud, need on, võiks ütelda, need üksikud olulised soovid. Kui see ainult piirduks nagu sellega, kui piiratult ja vähe me tegelikult saaksime. Ka hea, kõik, kui need palved vastused saavad vastatud ja oleme rõõmsad, mis on sündinud. Aga issand ütleb sedasi, et ei, vaata, teie paluge, et sinu riik tulgu, sinu otsige Jumala riiki, võtke kogu riik ja vaata, kui sa mõtled sedasi, et Jumala riik, kui palju on tegelikult seal avastada, mis on Jumala riigis, mis meile tegelikult kuulub. Vaata, siin on öeldud, et need, kes on vaimust vaesed, nende päralt on taeva riik. Vaata see, ma usun sedasi, sa ei mõista praegusel hetkel, et see on meie päralt, see nagu kuulub meile.
me saame seda kasutada, olla selles. ja sellepärast on see on nii võimas tegelikult tõotus, mida tegelikult issand on andnud sedasi, et mida meie tegelikult võime siis ka lihtsalt omada. ja sellepärast kiitus Jumalale, et see on issanda tõotus. ja vaata, kui me oleme kurvad ja kui meil on pisaraid ja asju, siis on meile tõotatud seda, et issand on tegelikult meid täitsa lohutamas. Ma teen nüüd Mattiuse selle pärlid lahti siit, sest et Jeesus vaatas, et rahvas oli tulnud hulgana tema ümber, ta läks mäele, istus maha, hakkas õpetama ja avab oma suu ja siis ta räägib neid asju. Nii et taevariigi asja ta rääkis ära. Ta ütleb, et aga need, kes on kurvad, kes on nutjad, neid lohutatakse ja issand on tõotanud. Taeva koha pealt täna võib ütelda sedasi ka, tuleb see paik, kus enam tegelikult pisaraid ei ole. Teate, ega pisaraid ei ole kerge vaadata, kui kellegi silma need pisarad tulevad. Ei ole hobuse silmast kerge pisarat vaadata, sest et kui temal on kurbus, samamoodi on kurbus ja sellepärast on niimoodi ja kui see on lapse silmas või kellegi inimese silmas, me vahest ütleme, et osad on rõõmupisarad, neid on natukese, seda liigutust on nagu toredam vaadata, aga ma mõtlen neid päris selliseid pisaraid, mis tulevad sedasi, kui su hinge pigistatakse ja sa tunned, et praegusel hetkel on niimoodi, et lihtsalt vesi tuleb välja. Sest me oleme ju vett täis ja kui meid natukese pigistada, mis sealt siis ikka välja peab tulema. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et õndsad on need, kes on kurvad, kes on nutjad. Issand ütleb sedasi, et ta tegelikult tahab neid lohutada ja ta tahab need pisarad tegelikult ära pühkida ja sellepärast see asi on tegelikult meie jaoks tegelikult täitsa olemas. Sealt tamast Jesaja 61, kus ma ei lugenud. Edasi ka seda 3. salmi, Jesaja 61 ja 3, loen selle koha ka. Ja sellepärast, et mul on piibel, lehitsen ka ja sellepärast jõuate teie ka, kui viitsite. Andma Sioni leinajale laubaehte tuha asemele, rõõmuõli leinarüü asemele, ülistusrüü kustuva vaimu asemel ja et neid nimetatakse õigluse tammedeks, issanda istanduseks, millega ta ennast ehib. Ja sellepärast, kes silmaveega külvavad, need lõikavad aisates, nagu jumala sõna tõotus on, selle koha pealt on ka. Ja sellepärast, ja vaata, kui meie teeme tegelikult siin, võiks ütelda seda jumala riigi tööd samamoodi ka, läbi pisarate ja läbi valu ja kõigi nende olukordade vahest, mis on, siis tegelikult on jumal nagu võtmas niimoodi, et aga ma tahan teid oma ehteks saada. Ma annan, selle leina asemele annan teile laubaehte, tuha asemele annan seal kõik selle laubaehte ja rõõmuõli leinarüü asemele ja ülistusrüü kustuva vaimu asemel ja siis on, ta ütleb, et ja siis ma teen selleks, millega ma ennast ehin. Ja see on huvitav tegelikult on näha sedasi, et millega issand ehib. Meie täna rääkisime nendest pärlitest, ja ma ei tea, nähtavasti kellelgi ei ole täna pärlid kaelas siin, eks. Tulite kõik siia niimoodi, et ühtegi pärli kaelas ei ole. Pole nii tähtsad asjad. Ja tõesti see nii on. Aga me näeme sedasi, et issand tegelikult vaatab meid igat ühte nagu selliselt, et millega tema tegelikult ennast saaks ka ehtida. Õndsad on need, kes on rahulikud ja tasased, õrnad ja pehmed, mida need pärivad. See on üks selline tõotus, mis on, et need pärivad tegelikult maa. Need pärivad, see tegelikult õigetele kuulub, kui me loeme, ma ei hakka täna neid kohti lahti tegema. Ja sellepärast on see nii, et kallid, mida Jumal on tegelikult tõotanud meile sedasi, et võtame nendest asjadest kinni. Ma juhtusin kuulama Andrei Zapovalevi ühte sellist õpetust, mida ta rääkis. Ta rääkis, lihtsalt õpetas nagu selle koha pealt, et kui on sul niisugune probleemne situatsioon, siis ära üldse vasta. Ja lihtsalt vait, võtta aeg, palveta üks hetk. Või kui siis ta õpetas huvitavalt seal sedasi, et kui keegi mingisuguse provotseeriva küsimuse paneb, et püüa leida selline küsimus, millega sa küsimusega vastaksid ära, püüa asju ära lahendada, sest et tavaliselt on see, kes ründab, ega tal mingit õiget plaanigi ei ole, sinu käest mingit tõde teada saada, ta niisama kiusab sind, eks. Et õppigi Jeesusest. Jeesus sageli vastas küsimustega, sellepärast, et ta teadis, et ega see küsija ei tahagi tõde teada saada, tahab lihtsalt kiusata. Ja sellepärast ja tahab võib-olla naeruvääristada või mis iganes. Ja sellepärast on see nii, et õndsad on need tegelikult, kes on tasased ja sellepärast on see, aga vaata, see on õppimise küsimus tegelikult. Jeesus ütleb, tulge minu juurde, õppige minult. Ja sellepärast kõik, kes me kipume keevalised olema, siis see on see pärl, kus on öeldud seda, et seda on võimalik õppida. Tulge lihtsalt issanda juurde, õppige, aga kuidas õppida saad? Loe Jeesusest, kuidas ta käitus ja lihtsalt märgi endale see ära. Vaata, kui sa teed nagu seda, kui sa vaimuliku, kui võiks ütelda Google otsingu piiblisse, ma ei mõtle isegi, et sa seda internetis teed, vaid ise lugedes
teed endal selle otsinguid ja minu otsingu sõna on see, kuidas saada näiteks tasaseks. ma teen lihtsalt selle soovi. hakkad lugema ja siis on täiesti selge see, et kes otsib, see leiab ja sellepärast täna julgustan sind, tarvita Jumala sõna just selle koha pealt. õndsad on need, kellel on nälg õiguse järele, on see järgmine õndsaks kiitmine, mida issand ütleb. et oleks seda seaduslikkust, oleks õiglust ja kallid, seda praegusel hetkel on siin selles maailmas väga vähe, ülekohus läheb väga võimsaks, see samas on tegelikult Jumala sõna ütlemas meile, et ülekohus läheb väga suureks. aga õndsad on ikkagi need, kelle tal nälg on tegelikult õiguse järele. ja sellepärast on niimoodi, et seda meie absoluutselt nagu muutma ei pea, vaid me peame lihtsalt selles õndsuses püsima, me teame, et issand on niimoodi ütelnud. ja vaatame, mida siis on tõotatud, sest nemad saavad küllaga. See on nagu uskumatu, et me praegusel hetkel näeme, et õigust on nii raske saada. siin on niimoodi, et õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, 10. salmis on öeldud sedasi ja no nende pärast on jälle taevariik. kui paljud tegelikult õiged kannatavad praegusel ajal maailmas. ka meie maal kannatavad õiged. sellepärast, et vaata, kui õelad valitsevad, siis õiged kannatavad. ja sellepärast, et see lihtsalt on, see on ja ega noh, muidugi ei ütle, et nad mingid õiged taga kiusavad, nemad kiusavad alati neid taga, keda justkui oleks vaja kiusata. aga kui me issand oli siin selles maailmas, noh, kas teda oli vaja taga kiusata, aga ometigi kiusati taga. ja sellepärast Jeesus ütleb, et noh, sain mina, seda saate teie ka ja sellepärast ärge olge üldse selle koha pealt mures, olgu teil nälg õiguse järele ja issanda tõotus on tegelikult, et see tuleb tegelikult ja mitte ainult uuel taeval ja maal. aeg-ajalt Jumal tegelikult seab selle õigluse korduvalt ja korduvalt jälle siin selles maailmas ka jalule, see on täiesti kindel. ja sellepärast on see nii, et Jesaja 55, näed, kogu aeg mul miskipärast täna Jesaja käib edasi-tagasi, Jesaja 55 alguse esimesed sõnad, oi kõik janused, tulge vee juurde, olgu nälge janusele järgi, ka see, kellel ei ole raha, tulge ostku ja söögu. tulge ostke ilma rahata, ilma hinnata veini ja piima. miks te vaete raha selle eest, mis ei ole leib ja vaevatasu selle eest, mis ei toida? kuulake mind hästi, siis te saate süüa head ja kosutada ennast rammustajate roogadega. pöörake kõrv ja tulge minu juurde, kuulake mind, siis teil on edu. ja sellepärast, kallid, võtta selles kuulamises, tähelepanemises, Jumal on tõotanud tegelikult, et on meil edu. Nüüd üks väga tugev võti, mida tasub meeles pidada, tasub olla alastav. see järgmine õndsaks kiitmine, et need, kes on alastajad, nende peale alastatakse. see on otsene selline, et mida teed teisele, seda saad iseendale ka. ja sellepärast, kallid, samamoodi täna näed, lihtsalt selle pärli ütlen ka siin välja sedasi, et õndsad on alastajad, sest nende peale alastatakse. ja sellepärast meil on, ütleme, vaja olla nagu valvamas, et kus on need kohad, kus tegelikult peab alastavalt suhtuma ja sest me teeme tegelikult seda endale. Selles on see samamoodi, et vaata, kui me andestame, meile andestatakse. ja sellepärast, kallid, need on need reeglid, mis on tegelikult, võiks ütelda, need Jumala riigi reeglid, mis toovad tegelikult õnnistuse ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me lihtsalt hindaksime neid. ja sellepärast on see nii, et me võib-olla tahaksime rohkem niisugusest käega katsutavat midagi saada. aga kallid, need on väärtuslikumad pärlid. sellepärast, et vaata, siin on tõotatud tegelikult palju suuremaid asju. Tervet Jumala riiki, siin on tõotatud, ütleme, väga-väga palju tegelikult. ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, võin püüda täna neid pärle kuidagi sulle avada. puhas süda näeb Jumalat, puhas süda näeb Jumalat. ja see on meile teada tõde. ja niimoodi, et ütleme, et osad inimesed, ma ei näe, ei kuule, tead midagi Jumala käest ja osad räägivad seda üsna nii suure suuga vahest. aga milles on küsimus, miks sa ei kuule, ei näe? Jeesus ütleb, et minu lambad kuulevad minu häält. kas sa ei ole siis lammas või? sellepärast, et issand on ütelnud see, minu lambad kuulevad minu häält. ja kui sa oled tema lammas, sa kuuled ta häält, oma karjas häält. ja sellepärast on see nii, siin Jeesus ütleb sedasi, et kui su süda on puhas, siis sa näed Jumalat. siis sa näed tegelikult Jumalat, näed selles maailmas, näed selles lilles ja liblikas, sa näed igal pool tegelikult, näed Jumalat. näed kaas, vennas ja ões näed Jumalat. ja sellepärast, kus kohas seda Jumalat tahad näha. õndsad on need, kes on puhtad südamelt, need näevad oma ões ja vennas ka, näevad Jumalat. aga me näeme vahest sedasi, et nagu kuradit näeme, et ões ja vennas, eks, et vaatame, milline ta on, tead, eks. aga Jeesus ütleb sedasi, et kui on puhas süda, siis sa tegelikult saad näha. vaata, see on selline, see ei ole nagu päris võrdlus, aga ma sain ainult selle võrdluse selle juurde, et vaata,
Noh, see on meie nagu mõtete puhtus ja meie tunnete puhtus on see, ütleme, see südame puhtus, võiks ütelda seda ka, aga vaata, kui sa midagi degusteerid, ütleme, et vahest on laua peal palju head, kui pakutakse midagi, võtsid ühe suhu, siis selle eelmise asja maitse lämmatab tegelikult teise hea asja maitse. Sellepärast, et mis on vürtsikam või soolasem või, sa ei saa maitset kätte, su suu peab olema puhas. Kas või loputa veega ära või ja pea vahet natukese, et sa saaksid selle tõeliselt selle maitse kätte, sest et vaata, kui sul ei ole puhas, sa ei saa. Ja sellepärast on see niimoodi, et sa pead tegelikult nagu selle nimel tegema, et vaata, et sa nagu need, ütleme, südamest eelarvamused ja asjad ära. Sa ei saa näha, kui sul on eelarvamus. Sul on mingisugused valed prillid on peas tegelikult. Ja sellepärast on see niimoodi, et sa ei tohi lasta tegelikult, ütleme, et ise olen õppinud seda küll. Et õed ja vennad on ka vahest niisugused tragid, räägib teise kohta mingi jutu ära, tead, et püüab, et mul oleks need prillid ees, kui ma teise kokku saan. Aga ei ole tegelikult, ei ole vaja. Õndsad on need, kes on puhtad südamelt, tuleb teadlikult vahest nagu kõrvale panna. Natuke oled juba ära õppinud, et kui keegi kellestki väga tahab rääkida, ega ma seda juttu tõsiselt ei võta. Miks sa tahad teisest inimesest rääkida? Mis mõttes? Räägi endast, kui tahad rääkida, aga miks sa tuled teisest mulle rääkima? Ja sellepärast on, ja ma panen tavaliselt selle jutu kõrvale, ma ütlen, sa praegusel hetkel tutvustad tegelikult mulle iseennast ja mitte midagi rohkemat ja sellepärast on see nii, et kallid, nii see on, et tasub tegelikult õppida mõned sellised asjad ära, et kuidas tegelikult hoida seda puhast südant, et need valed asjad ei tungiks sinna ja ei täidaks me südameid ja ei rikuks meie nägemist. Ja vaata, kui hull lugu, et siis veel Jumalat ei näe. Nüüd on niimoodi, et õndsad on need, kes on rahutegijad. Ja sellepärast on see nii, et kallid, see on tõsi, et eks me alati võime ju seda kogeda ja näha, et mis käib meiega kaasas. Kas käib seda või kes käib rahu meiega kaasas. Õndsad on tegelikult need, kes on rahutegijad ja sellepärast issand tegelikult tahab, et me oleksime need Jumala pojad, nii nagu siin on öeldud sedasi, ja et me oleksime siin selles maailmas need, kes me rahu teeme. Ja nii ta on. Ja õndsad olete teiega, kui minu pärast laimatakse, taga kiusatakse, teist kõiksugu kurja räägitakse ja sellepärast on see nii, et issand on seda ka täiesti öelnud. Ja sellepärast on kallid niimoodi, ka seda tasub meeles pidada, mitte solvuda, kui sa kuuled sedasi, et sinust on halvasti räägitud. Tuleta meelde, Jeesus ütles, et õndsad on need, kellest räägitakse, minust ka räägiti, tähendab, ma olen õnnis, et võite seda teha. Kallid, vaata, kui see ei puuduta sind, kui sa seda ei ole, kui sa oma patu pärast kannatad ja kui tõde räägitakse su kohta, see on teine lugu. Aga kui see on, nagu on öeldud, laimatakse veel ja minu pärast ja taga kiusatakse ja teist valega räägitakse kõiksugu kurja, siis olge rõõmsad, hõisake, sest teie palk on suur taevas. Ja sellepärast issand on niimoodi neid asju tegelikult meile tõotanud ja rääkinud. Ja nii järjest tegelikult läheb see, kuidas ütelda, see nende pärlite lugu siin selles Jumala sõnas meil järjest edasi. Õpetuse sõnad on ilusad pärlid, mida peab ka täna õhtul lugema, kui juba pärlite juurde olen läinud. Õpetuse sõnad, 3. peatükk, teen lahti. Ja 8. peatükist loen ja mõned kohad olen siin ka ära märkinud. 3. peatüki salmid 13-15 võtan kõigepealt ainult, eks. Õnnis on inimene, kes leiab tarkuse ja inimene, kes jõuab arusaamisele, sellest on rohkem kasu kui hõbedast ja rohkem kasu tulu kui kullast. See on kallim kui pärlid ja ükski asi, mida sa ihaldad, ei ole sellega võrreldav. Ma olen ammu teinud siia juba märkuse juurde sedasi, et õnnis on see, kes leiab Jeesuse, õnnis on, kes leiab selle tarkuse ja kes jõuab arusaamisele selle koha pealt, et vaata, Jeesuses on tegelikult kõik, seal on Jumala kogu olemuse täius. Kõik Jumala tarkused, aarded, asjad peituvad temas. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja ma ei ole häbisse jäänud. Ma olen mõtelnud, kui olen erinevatel ametitel töötanud ka selle koha pealt ja mina ütlen, mul pole rohkem kui see, kui ma toetun tegelikult Jeesuse peale. Ja siis ma olen vaadanud seda, et ma ei ole häbisse jäänud. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et koos Jeesusega, kui sa nii lihtsalt ja siiralt tegelikult seda võtad, teistele see võib tunduda, et see on nagu selline, et ikkagi selle maailma tarkus peaks nagu rohkem olema. Aga nii see on inimene, kes leiab selle Jumala tarkuse
ja sellest on rohkem tegelikult kasu ja tulu ja see tegelikult on toonud tegelikult alati lahendusi, jääb isse, pole jäänud. Nende nägu tegelikult ei tarvitse punastuda, kes vaatavad issanda poole. ja sellepärast kiitus Jumalale, et need on tõelised tõotused. 8. peatükk, võtame selle, mis siin on öeldud. 8. peatükk, salmid 10-11, olen ära märkinud. Ära noomi pilkajat, et ta sind ei vihkaks, noomi tarka, sest ta armastab sind, anna targale, ta saab veelgi targemaks, õpeta õiglast, ta võtab veelgi enam õpetust. Ja siis issanda kartus on tarkuse algus ja kõige pühama tundmine on arukus, äratundmine on arukus, sest minu läbi saavad su päevad paljuks ja su eluaastad jätkuvad. Oi, see oli nüüd 9. peatükk, vabandust, numbriga eksisin ja ma natukese mõtlesin, et miks mul ei tule see, mis ma võib-olla nagu ootan. Ja see on nüüd niimoodi, et 8. peatükk, 10. salm ja 11. salm. Võtke vastu mu õpetus, aga mitte hõbedat, pigem teadlikkus kui valitud kuld. Sest tarkus on parem kui pärlid, kui ükski ihaldatav asi ei ole sellega võrdne. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et Jumal on tegelikult meile tõotanud sedasi, et see, mille juures me täna oleme, selles on nii suur tegelikult õnnistus, see toob vilja. 19. salm, minu vili on kullast parem koguni kui puhas kuld. Mu saak on parem kui valitud hõbe ja sellepärast, kallid, see toob tegelikult meile õnnistuse, toob meile selle kõik, mida me tegelikult vajame. Ja nüüd seda 9. ma lugesin, siis võib selle peale ka mõelda, et noomi tarka. Ja see läheb kokku sellega, kuidas ütelda, et sa põhimõtteliselt annad evangeeliumi sinna, kes on seda väärt. Sest igale poole tegelikult seda ei ole vaja. Et vaata, neid pühasid asjasid ei tasu koerte kätte anda ega sigade tallata, sellepärast et see on niimoodi, et see loomus on teine ja ta ei võta seda. Ja sellepärast, kallid, ega ma mõtlen sedasi, et evangeeliumi kuulutus on teate, milline asi ikkagi, kõige rohkem on see niimoodi. Kui me kuulutame evangeeliumi, siis on see nii, et need, kes kuulevad tegelikult selles issanda häält, kes näevad selles valgust, need tulevad ja teised ei tule. Ja mitte midagi teha ei ole. Ja sellepärast on see nii, et kallid, ma ütlen, et see on tegelikult see evangeelium on valiku jaoks siin selles maailmas. Valgus tuli siia sellesse maailma selleks, et kes tulevad valguse juurde ja kes lähevad valguse juurest ära. Ja mitte midagi tegelikult rohkemat ei ole. Ja sellepärast nii see on, et kui valgus läheb suuremaks, isegi kui issandad oma jüngritega rääkis, siis osad lahkusid. Sellepärast, et vaata, nende jaoks läks see nagu liiga. Ja sellepärast on see niimoodi, ma mäletan üks mu noore põlvesõber, kes lõpuks tõesti kahju, et õnnetult ka hukkus sedasi. Tema ütlemine oli niimoodi, vaata, vanasti oli niimoodi, et meil oli 2 jumalateenistust oli ja alati oli nii, et pühapäeval 2 jumalateenistust, hommikul kell 10, õhtul kell 5. Käisime kogudes lapsest saadik, oli 2 pühapäeva jumalateenistust. Aga tema ütles, et kõrraga saab palju, et tema õhtul ei tule. Aga kahjuks teda enam ei ole. Kõrraga sai palju ja ta ütles seda, võiks ütelda niimoodi nagu siiralt, et ta nii palju ei pühenda selle asja peale. Kui hommikul, siis aitab küll. Aga kallid, see nii ei ole ja sellepärast on see niimoodi, et ei saa palju. Vaata, see kõige kõrgema kaitse all tegelikult elamine, see väärib tegelikult seda, et seda ikkagi päriselt tegelikult võtta. Ja sellepärast on see nii, et näed, täna on issand andnud tegelikult sellise sõnumi, mis lihtsalt julgustab meid nagu selle juurde, mille juures me tegelikult oleme, et me käega ei lööks. Mõni on vahest niimoodi tunnistada, et kuule, ma juba mõtlesin, et ma enam kolmapäeviti käima ei hakka. Teate, inimestel on otsused. Põhimõtteliselt on niimoodi, kes te siin olete, te olete otsusega. Ma ütlen, tee see otsus, et sa ei tule. Ja sa ei tule. Ja ongi kõik. Ja nii lihtne see asi ongi. Ja mitte midagi, sa seletad selle kuidagi endale ära ja miks sa niimoodi elad või käitud ja see on täpselt selline asi. Ja sellest, kallid, me tegelikult elame oma otsuste järgi ja sellepärast on see nii, et meie ise tegelikult oleme väga tegelikult need määrajad ka, et millist elu me tegelikult elame. Ja sellepärast on nii, et nüüd võta Jumala sõnast, võta seda nii maksimaalselt, kui kuidagi oskad. Tead, kuidas ütelda, Jumala sõnaga, kui sa seda niimoodi, kui sa selles oled, vaata, ta tuleb sulle parajal määral. Ta ei, kuidas ütelda, Jumal on selle niimoodi teinud, et sa ei saagi nagu rohkem aru, kui palju sealt aru sellel hetkel võid saada. Ja sellepärast on see niimoodi, et sa ei pea kartma nagu selle koha pealt, et sa seda kuidagi liiga täis saad. See on nii, et see on nagu see manna korjamine. Korjad, kui palju korjad, aga parasjagu said, eks. Ja ülejäänud, ütleme,
on niimoodi, jätad teise päevast järgi, läheb raiskuma, pead uuesti jälle korjama. ja sellepärast, kallid, nii see on, et täna oleme lihtsalt jälle midagi nagu püüdnud siin korjata. Ja nüüd on nii, et täna võiks ütelda, olid lihtsalt mõnede selliste pärlite meelde tuletamine, noh, mis võiksid nagu meil õnnistuseks ja kasuks nagu olla. ja vaatan sedasi, et noh, näiteks, et Jeesus tuldi kiusama, Johannese 8 olen veel mõned pärlid märkid. Abielu rikkumiselt tabatud naine. Mis Jeesus sellel hetkel teeb? Ütleb nendele, kes tulid, kellel olid kivid peos. Nad tahtsid seda naist visata, Moosese käsk ütleb, siuksed tuleb kividega surnuks visata. Jeesus ütleb, et ma ei mõista sind surma. Vaata, milline võimas asi tegelikult, ütleme, noh, kui keda see puudutab, Jeesus ütleb, ma ei mõista sind surma, aga mine ja ära enam tee pattu, sul on võimalus. Vaata, noh, ütleme, et üks oli see Samaaria naine, noh, võiks ütelda teine nagu analoog, mis on Johannese evangeeliumis on tegelikult kirjutatud. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja seal on see patune naine, kes salvib, kes Jeesuse jalgu oma juustega ja pisaratega seal peseb ja juustega kuivatab ja teate, vaata, millised pärlid tegelikult sellel hetkel välja hüppavad. Aga vaata, kuidas tegelikult Jeesuse juurde tullakse, et sa tuled just selliselt tuled Jeesuse juurde. No meil on niisugune kuulnud, et noh, kui koguduses on jalgade pesemine, et niisuguses ei viitsiks olla, teadeks. Aga me näeme sedasi, et see naine tuli ja ta suudleb, ta peseb, ta teeb sedasi. See tundub võib-olla nagu liig selline, kuidagi liiga intiimne või mis seal praegusel hetkel nagu toimub. Jeesus ütleb, et aga vaata, ta palju armastab, ta palju pattu antakse tegelikult andeks. Vaata, kui me issanda juurde tegelikult tuleme ja nüüd on see selline moment, et vaata, noh, ma olen praegu need erinevaid asju täna need lihtsalt nagu välja rääkinud Jumala sõnast. Ja küsimus on nagu selles, et vaata, see, kellele midagi tegelikult on vaja, vaata, sellele jääb see nagu see külge. Ega sulle kõik need asjad, mida me täna siin räägime, ei peagi nagu ühtemoodi nagu olema nagu selliselt, no nii tähtsad asjad, mida sa kõike täna kuulsid. Aga need asjad, mida sa pead. Aga nagu ütlesin sedasi, et tea seda, et tegelikult see asi jätkub, see avastused jätkuvad ja sellepärast on see nii, et noh, näed, olen ka pensionipõlves ja rohkem on tõesti on nagu aega. Ja vanaduses on nii, et lihtsam on öösiti üleval olla ja ka Jumala sõna lugeda ja aga tegelikult milline õnnistus on tegelikult on selle sees. Ja sellepärast julgustan selle koha pealt, et nooremad, kes te olete, tehke oma tööd, magage öösel hästi, kasutage oma lapsi ja oli täpselt, minul oli see samamoodi aeg, et naine oli hädas sedasi, et kui laps oli öösel üleval ja karjus, ta pani nimelt mu kõrva juurde lapse karjuma, et äkki ma ka ärkaks üles, ma ikka ei ärganud üles. Sellest, et ma olin nii väsinud, olin päeval tööd teinud ja las see laps karjub, mina magan niikuinii, tead, aga sellepärast kallid, aga nüüd on see niisugune teine aeg kätte jõudnud ja sellepärast on niimoodi, et ütlen, et vanadus on ilus aeg, eks. Et muidu laulavad lapsed seal, kui mäletan, mul poisid kunagi seal lõpetasid muusikakooli, ise olid puhta puru noored ju siis, laulsid, et noorus on ilus aeg, noorus ei tule iial tagasi, tead, ja tead, aga kallid, ma ütlen täna, tead, et ka vanadus on tegelikult on ilus aeg, sest et Jumal on sellesse ka pannud tegelikult ja sellepärast julgustan sind tegelikult ootama ja nautima ka tegelikult seda koos issandaga igat päeva ja igas vanuses, aamen. Tõuseme, halleluuja. Isa, ma tänan sind selle tänase õhtu eest ka. Sa näed, millisest olukorrast või kust me keegi oleme tulnud. Kindlasti on olnud tegelikult sellised täitsa erinevad emotsioonid ja hetked ja lood, millest me oleme läbi tulnud aga me täname sind, issand, et sina tegelikult oled tänasel õhtul olnud meie keskel. Isa, tänu sulle, et sa oled hoolitsenud meie eest, sa oled püüdnud meid turgutada täna, sa oled püüdnud meid elustada, sa oled püüdnud meile ühte uut indu anda, et me ikka otsiksime ja leiaksime ja et me mitte ei jätaks, et me püsiksime sinu juures. Ja nendele, kes püsivad, Jumal, me täname sind, et sa annad ühel hetkel need võimsad tegelikult tõotused ja kes on ustavad, isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle Jeesuse nimel, aamen.